Mihkel, kui ma ütlen sulle turvamees, siis mis esimesena pähe tuleb? Chuck Norris ja seisan kogu aeg ühe koha peal. Tegelikult vist asjad päris nii ei ole. Alustab uus saatesari Poisid proovivad, kus täna proovime turvamehe ametit Kristiine keskuses. Lähme proovime. Lähme. Turvamees. Viktoria, kui sa nüüd vaatad Taavetit ja mind, mis sa arvad, kas meist võiksid saada turvamehed? Kas me anname turvatöötajate mõõdu üldse välja? Jaa, kindlasti. Ma tulen tööle turvatöötajaks. Milline hakkab välja nägema minu iga päev? Turvatöötaja istub toas, toimetab, vastab kõnedele, jälgib kaameraid, tegeleb infotablooga, reageerib paanikatele ja või annab infot edasi, kui ta on üksi turvaruumis. Milline on töö siis väljaspool siit ruumi? Väljaspoolt inimene käib ringi, et ei tekiks mingeid arusaamatusi klientide vahel. Kas miski takistab mind ka olemas turvatöötaja, et kas on mingisugused faktorid, et ma ei saa töötada turvatöötajana? Mis need on? Inimesel peab olema põhiharidus, ta ei tohi olla kriminaalselt karistatav ja kui inimesel emakeel ei ole eesti keel, siis peab olema eesti keele oskuse paber, vähemalt B2 ja peab olema täisealine. Kuna me Taavetiga ju ennekõike tulime proovima, mida tähendab turvatöötajaks olemine, siis me omavahel leppisime kokku, et mina jään nüüd siia ruumi ja Viktoria näitab mulle, kuidas kõikide nende ekraanide taga toimetada. Ja Taavet läheb oma talvesid kulutama ehk siis objektile. Turvamees. Viktoria, kuhu sa mu nüüd istuma panid? Mis ekraanide meri sa siin mulle vastu vaatab? See on Kristiine keskuse kaamerad, kus on nii keskuse sees kui ka välisperimeeter ja parkimismaja. Küsin kohe ära, mitut kaamerapilti siin üldse on? Mulle tundub, et siin on vähemalt mingi 100 pilti. 120. Kui nüüd mina siin istun, siis mis on minu põhiülesanded? Jälgida kaameraid, jälgida olukorda, jälgida, et isikud ei sõidaks jalgrattadega, ei oleks kaklusi. Kuule, kas ma tohin mingit nuppu ka vajutada või sa ühtegi nuppu vajutada veel algatuseks ei luba? Siin on hetkel laua peal 5 nuppu. Nendest 2 on inva-WC ja nendest on 2 ema ja lapsed WC. Kas sa mind nii palju usaldad, et lubad mul teha ema ja laste WC lahti praegust? Mitmes korrus. Kas ma tohin palun avada oma näpuga teise korruse ema ja lapse WC? Palun. Ja kõik. Siin ma näen, et tukk läks kastike kollaseks ja see on avatud. No erinevalt Taavetist, kes praegust objektil ringi tallab, saan vähemalt mina olen reaalselt juba tööd teinud. Kas lähme vaatame, kuidas Taavetil ka läheb? Jah, lähme. Turvamees. Viktoria, ma siin maja peal seisan, aga tegelikult see töö ei ole ainult seismine, et mis see siis minu jaoks tähendab, kas ma pean ringi kõndima, kas ma pean seisma, kas ma pean mingeid konkreetseid asju jälgima, mida see töö täpsemalt endast kujutab? Pigem liikumine. Mida rohkem inimene liigub, seda rohkem ta näeb. Seismisest eriti kasu ei ole. Seista võib siis, kui tahad jalgu puhata. Siis natuke puhkad jalgu ja siis liigud edasi. Rohkem näed. Kui ma nüüd näen, ütleme, me kõnnime siit praegu poest mööda, eks ju, kui ma näen, et siin sees justkui toimub midagi kahtlast. Kinnipidamine käib peale seda, kui inimene on tõesti midagi seal rikkunud, tuli kauplusest välja ja selle eest ei maksnud, vot siis ainult saab talle teha midagi. Turvamees. Miks sul on uus munder seljas? Me oleme nüüd keskuses ära käinud ja meil on täiesti uus ülesanne, et me lähme vaatame, mis toimub patrullimaailmas. Ja hea uudis on see, et meil on siin Artjom. Tere! Tervist! Artjom on see mees, kes meid siis aitab Forus Security patrullimaailma. Ja. Kui me seisame korraks, sa vaatad mind, sa vaatad Taavetit, kas me sobime patrulltöötajateks? Kas mu kõht ei ole liiga suur? Ideaalselt. Ideaalselt. Kõik parameetrid selleks. Mida siis peab tegema üks patrullitöötaja? Patrullitöötaja ülesannet on üks ülesannetest, et häiretele reageerimine. Ühesõnaga, see kõik kõlab väga põnevalt. Kas sa mul sõita lubad? Kahjuks mitte. No, aga siis juhi ise ja lähme vaatame, kus me jõuame. Hästi. Turvamees. Kuule, ma olen kuulnud, et on niisugune asi nagu Forus Drive. Oskad sa mulle rääkida, mis asi see on? Ja, Foruses olemas sellised töötajad, kes töötavad meil töölepinguga, aga nad saavad ise endale valida need... Nagu sõidujagajad ja need, kes toitu toovad ja kõik sellised siit ringi pealt, mida nüüd siin pole. Täpselt nagu sõidujagamise teenus. Tõmban äpi, registreerin ära, ja. Aga igaüks võib tulla, peab olema jälle täisealine
19, eks ju, load peavad olema ja eesti keel. Ja siis tulen, kui tahan, tulen panen äpi tööle, siis et ma nüüd olen tööl. Sul on vaba graafik, näiteks sa oled täna õhtul vaba, sul on vaba aeg, sa paned ennast töösse läbi meie appi ja siis juhtimiskeskus näeb, et sa oled kõigi lähem ääreni ja saadetakse sind koha peale. See on ju päris hea variant teenida siis ju lisaraha, ma ei tea, kõigil, kes teevad oma mingit esimest tööd, siis ju ka nagu vahetust abil või? Ja, see on väga hea võimalus teenida lisaraha. Turvamees. Aga kas sul mingi varustus on ka muidu või kas sul on, ma ei tea, pingi all on kumminui või? Muidugi on vestis olemas gaasipihusti. Okay. Et sa ei ole nagu 2 kätt ja kivipulk ei pea olema? Ei ole. Okay. Erivahendid küll ei ole, aga... Aga on käire või? No aga lähme vaatame, mis see siis on. Võtame vastu, avab meile kaart. Kas seal oli kirjas ka, mis väljakutse see oli? Mina ei jõudnud üldse tähele panna. Kristiine gümnaasium uks. Uks? See on seda, et keegi on ukse lahti teinud või? Arvatavasti. Oleme kohal. Läheme autost välja. Jah. Et kui läheb jamaks, siis ütle, ma panen teisele poole jooksu ajama. Kuule, teoreetiline küsimus. Kui nüüd see värav on, no ta on eks ju kinni, sa tuled siia, kõik on korras. Kui sa näed, et värav peaks olema kinni, aga seal on mingid väikesed poisid mängivad jalgpalli, siis ikkagi sellest vaja teavitada ja juhtimiskeskust. Pead ikka kogu aeg teada andma. Ja. Aga kuidas sa hindad siis? Mis on nüüd praegust on kõik korras, et võime minna edasi oodata? Et praegu me vaatasime ümber perimeetri, et praegu me näeme, et kõik aknad asuvad suletud asendis. Uks oli meil ka suletud asendis ja väravad ümber perimeetri kinni ja füüsiliselt me neid kontrollisime. Kuule, ühesõnaga mulle tundub, et see sinu töö ei ole ka üldse väga igav, vaid on vastupidi põnev. Väga aktiivne. Aktiivne. Sina annad kokkuvõttes oma soovituse töötada Drive'is. Jah. Aitäh sulle. Palun. Turvamees. Sellised soovitused seekord. Järgmine kord juba uued asjad, poisid proovivad uusi asju ja näeme juba järgmine kord. Põnev. Tšau!